LL ütluste kohaselt on tema ja Aivari suhe olnud professionaalne. Usaldusisikud, JH ja CK ja usaldusisikud peab olema siin siis töötajate usaldusisikud, kes esindavad töötajaid suhetes juhtkonnaga. Usaldusisikud on talle maininud, et olevat olnud Aivar Mäe poolt mingisuguseid läbikäimisi või kallistamisi, mis osadele tantsijatele ei olnud kõige meeldivam, kuid seksuaalsusest midagi ei mainitud. On olnud läbikäimisi või kallistamisi, mis osadele tantsijatele ei olnud kõige meeldivam. Palun mõelge selle peale. See on Estonia peadirektor, kelle kohta töötajate usaldusisikutel on infot, et ta on tantsijatele oma kallistamiste ja mingisuguste läbikäimistega ebamugavust tekitanud, et ei olnud kõige meeldivam. Ja see, kuidas siin on öeldud, et kuid seksuaalsusest midagi ei mainitud, kuidas see päriselus peaks välja nägema, et su ülemus nagu peadirektor tuleb sind, näiteks noort tantsijat kallistama, mis teed siis? Puhud vilet ja karjud seksuaalne ahistamine, mis su karjäärist edasi saab? Mis sus saab seal töökeskkonnas? Miks peaks keegi seksuaalsusest rääkima? Keegi ei võta niikuinii tõsiselt seda, kui me räägime seksuaalsest ahistamisest, aga nüüd on küsimus, et no ma ei tea, tantsijatel oli ebamugav, aga keegi ei öelnud, et see oleks seksuaalne. Jah, võib-olla see ei olnudki seksuaalne, mis juhul see ei oleks süütegu karistusseadustiku mõttes, aga kas selles on asja point? Minu jaoks on jätkuvalt küsimus, kas selline inimene nagu Aivar Mäe selle käitumisega, nagu siin on tunnistajad kirjeldanud, sobib ühegi asutuse juhiks.